Nii, tere taas, kallid grupiliikmed, me oleme Triinuga taas siin eetris, et rääkida vanade sissejuurdunud programmide vabastamise olulisusest. Et Jaa. täna ma olen rohkem sellise intervjueerija rollis, Triinu räägib oma mõtteid ja samas ma mõtlesin, sest et alati on see, et me näeme ühte asja täiesti erinevalt. Et siis ma jagan oma mõtteid ka siia vahepeale juurde. Aga mis on, Triinu, siis sinu arvates oluline, et miks inimesed peaks oma vanu programme, kõigepealt üldse, mis asi on vana programm, hakkame sellest pihta. Sest inimesed võib-olla teavad, mis asi see programm on, et räägi sellest natukene. Nii, tšau-tšau kõigile. Ütleme niimoodi, et need vanad programmid on need, mis meid täna enam ei toeta ja kui meil on juba mingi ärevus, depressioon või veel mingi hullem haigus, siis on märk sellest, et sa elad vanas programmis. Sa ei ole ühenduses iseenda südamega. Me ei jää haigeks niisama. Me jääme haigeks sellepärast, et me kanname oma esivanemate vanu programme. Me kanname ja oleme nendes programmides ja me ei saa aru päriselt, et haiguse taga on tegelikult vana programm. Ärevus, depressioon ja tegelikult ka teistel haigustel on täpselt samamoodi, et elu on kannatus. Ja sa ei ole ühenduses iseenda südamega. See on vana programm. Sinu sees jookseb meie esivanemate programm, et elu on kannatus. Aga see on ju vale tõde. Ja vaata, see ongi see pool, et täna siis kõik need, kes tegelikult ikkagi ju ärkavad, kes saavad aru, et miks ma peaksin olema seal kannatuses, kui mul on võimalik sealt ära tulla ja saada ühendus iseenda südamega ja hakata looma iseenda elu täpselt nii, nagu mina seda soovin. Ja need programmid meie sees äratavad meid ülesse, sest no ei ole tore olla ärevuses ja depressioonis, ei ole. Aga veel toredam on olla siis, kui sul seal ei ole. Sa oled kerguses, rõõmus ja ühenduses iseenda südamega. Nii et ma räägin, et täna ma olen selles kohas, kus mul on hea olla. Ja ma ei teadnud, mis see varem on, kujutad ette. Selle asja juures ongi hästi oluline mõista seda, et me ei tea, mida me ei tea. Ehk siis me ei teagi, mis on võimalik, kui me ei ole seda kogenud. Et näiteks me oleme terve elu olnud mingis režiimis, paljud ütlevad, et kui näiteks kaks inimest saavad kokku, üks ütleb, et ma olen iga päev peale lõunat on ju, tuleb uni peale ja väsinud. Ja teine siis ütleb, et mis mõttes, mul sellist asja ei ole. Ja siis esimene, ta ei osanudki varem võib-olla teadvustada, et see ei ole normaalsus. Mhm. Sest et ma olen terve elu sellist asja kogenud ja minu jaoks ongi see normaalsus ja siis ma ei oskagi nagu teist tahta, sest ma ei teagi, et üldse midagi muud võimalik on. Me oleme nii harjunud olema selles vanas siis energias, programmides, et me ei oskagi tahta enam paremat, sest see on meie nii loomulikuks olekuks muutnud juba. Ja see ongi seesama, see oravrattas on ju, et me nagu, meid on pandud elama oravrattasse. Minu arust on see nagu õudne dünaamika, et me tõuseme hommikul, läheme tööle, teeme tööd, mis tegelikult meie süda ei taha teha. Meie hing ei taha teha, mitte keegi selles mõttes, me teeme seda läbi selles mõttes surveenergia. Ja mis on selle asja juures nagu kõige haigem, on see, et kui me vaatame, mis on ühiskond loonud meie jaoks. Meil on pesumasinad, meil on elektripliidid, meil on soe vesi kraanist, meil on robottolmuimejad, ehk siis meil on automaatika, mis teeb suurem osa meie kodutöid ära juba. Ja meil on kõige vähem aega läbi aja. Nagu, mis mõttes? Kodutöö. Kuidas see võimalik on? Ja kuhu inimesed panevad oma energia? Töösse, materiaalsusesse. Me oleme tegelikult selles materiaalsuse lõksus ju, mida kogu meedia teebki selles mõttes, osta seda, on ju. Mul olid siis, kui ma ikkagi tundsin ennast väga halvasti, mida ma tegin? Ma kulutasin kogu oma palga riiete peale ja mõttetu toidu peale ja paisusin. Õudne. Ja käisin tööl,
seepärast et ma ei osanudki muud moodi, sest see oli süsteemis. käia tööl, teenida teisi, aga enda sees on meeletu valu ja leevendad seda toiduga ja ärevus ja depressioon on siis see pool, kes ütleb, et halloo, aitab sellest elust. Mhm. ma tooks ühe asja siia, selle just programmide olulisesse, sa juba ütlesid, miks on nagu oluline on ju programme muuta, siis me kanname eelmiste põlvede programme ja kui me neid ära ei lahusta, siis see läheb järgmisse nii-öelda ringi uuesti. aga selline praktiline lähenemine, siis programmid, ütleme, kui me jätame korraks lihtsalt ära selle eelmise põlve programmid ja võtame ainult meie enda mingisugust usku, siis me sellel elul saame. me tuleme siia, sünnime, me oleme puhas leht ja siis me hakkame kogema mingeid asju maailmas. vanemad ütlevad meile, meie sõbrad ütlevad midagi meile, me kogeme ja me loome alateadlikult siis mingid mustrid, mõttemustrid, emotsionaalsed mustrid, käitumaks igas olukorras kuidagimoodi. ja siis lõpuks, kui me oleme 30+, on meie aju vanade siis reageeringute ja kogemuste arhiiv, et iga kord, kui välismaailmas midagi toimub, siis ma reageerin sellele nii, nagu ma reageerisin sellele, siis olen kogu aeg reageerinud. ja nüüd, kui me tunneme oma elus, et ma tahaks midagi uut oma ellu, ma tahaks midagi muuta, sa ei saa midagi muud, sest et sa lood oma mineviku põhjal kogu aeg on tulevikus, sa käitud nii, nagu sa oled oma 30 aastat käitunud ja sa mõtled täpselt samamoodi, sa tunned täpselt samu emotsioone, kõik on sama. ja kuidas sa saad siis luua midagi uut, kui sinu olek on täiesti sama, mis on olnud ta viimased 30 aastat? et see on see, kui me ei hakka vaatama otsa nendele programmidele, siis me jäämegi kordama oma minevikku kuni selle elu lõpuni praktiliselt. Ja meil tulebki selles mõttes aru saada, et emotsioonid taasloovad ennast. Et see emotsioon, mida sa said lapsepõlves, see on sinuga kaasas, ema plaadi peal. ja see programm mängib ennast maha, see taasloob ennast nii, kui sa saad selles mõttes endale elukaaslase ja see programm mängib sulle maha kõik sinu lapsepõlve elu, kõik. ja siis sa mõtled selles mõttes, et huvitav, et ma nagu tahtsin tegelikult sellist suhet ja ma tahtsin tegelikult seda elu, et mul on nagu armastuses ja kerguses, aga tegelikult programm mängis maha samasuguse olukorra, täpselt samasugune hullumaja, nagu oli mul perekonnas, lõin ma ise samasuguse, sest minu sees oli see energia. ja ja siin on hästi huvitav, mis on üldse sinu mõte nagu vaba valiku koha pealt, et kui me mõtleme nagu sellisel kujul, siis vaba valikut, see freedom of choice või free will ehk siis vaba tahe, seda ei eksisteeri, kui me ei saa teadlikuks oma programmist, et vaba tahe on tegelikult programmeeritud käitumine, nagu sa ütlesid, lapsepõlves oli mingi asi, me loome täpselt samasuguse suhte, ongi see, et meil vaba valikut või tahet ei ole, sest et see on programm, mis loob meile täpselt sedasama reaalsust. kuidas sina näed seda vaba tahte ja programmide seost? no vaata, see ongi see pool, et täna meil tuleb teadvustada, et meil on vaba valik. meil on vaba tahe muutuda. aga kas me valime seda? Mhm. kas me valime seda? meil on, looja annab meile kogu aeg valikud, aga nüüd on see pool, et kas me ise valime seda. väga paljud hinged ju tegelikult näevad, mis on võimalik, aga nad ei vali. Nad ju ei vali seda, neil on selles mõttes täna, kui keegi peaks rääkima, tal on veel palju hirme, siis ma arvan, et täna on nii palju juba inimesi, kes kõik räägivad, kuidas hirmudest lahti saada, onju. et kui keegi räägib, et tal on need hirmud ja ta pole endaga tegelema hakanud, siis ma küsin, et huvitav, miks sa ei tegele, sellepärast sa ju tegelikult ju täna kõik räägivad, kui oluline on endaga tegeleda ja oma hirme maha laadida, onju. miks sa ei vali ennast? ja üks ongi see, et me ei vali ennast ja teine pool ongi see pool, et nii suur varjukoht on ees. sa ei vali ennast, sest sa ei näegi selles mõttes, et see, mis on võimalik, ma saan aru. sa, sa tõid nii olulise, ma ei tea, kas sa ise üldse tähele panid, sa tõid nii olulise mõtte siia praegu, see valik
mis me saame teha just vaba valikuna, ongi muutus. sest et kui mul on need programmid, ehk siis mina olen, sest alateadus on 95%, see ongi need programmide kogumik. Mhm. ja nüüd ma loon nii-öelda, soovin elada siis teistsugust elu ja ma hakkan tegelema siis 5% ajast selle teistsuguse eluga. eks ma ei vali muuta oma nagu alateadlikke programme ja minna läbi nendest hirmudest ja sellest kõigest jamast, vaid ma valin sinna peale ehitada mingit uut elu. Siis see ei ole nagu jätkusuutlik, ma võib-olla paar päeva suudan olla selles kohas ja siis see programm tõmbab tagasi, ehk siis lähen uuesti valikuna nagu programmi valikusse. ehk siis see, kus muutus tuleb, ongi see, et ma valin muutuda, muuta ära programmid, et lüüa plats puhtaks ja siis hakata looma uut elu. et see oli nii lahe, mis sa tõid, et vaba valik ongi see muutumise valik, et ma valin muuta ära need vanad programmid. Ja see ongi see pool, et see, et ega see muutus, vot meil nagu inimestel puudub see teadlikkus, et me nagu umbes, et me muutus käib see, et mida rohkem ma teen tööd, seda rohkem ma saan raha, onju. Ja see on tegelikult ju vana orjaprogramm, aga see muutus tuleb teha ära kõigepealt alateadvuses, muuta ära energiat ja siis läheb muutus tööle ise. Noh, et Mhm. vaja kõigepealt nagu aru saada, et muutus algab siis, kui me valime muutuda ja siis, kui me alateadvuses muudame ära selle koha, et miks on mul elu kannatus. Tuleme ära sealt kannatusest, muudame selle koha ära, et elu on kergus, sest me kanname kõik oma selles mõttes kui me oleme ju kõhus, me kanname kõike, tunneme kõiki oma ema hirme, ema süütundeid, ema viha, onju, ja kõik need programmid on kõik meiega kaasas. Nii et ma räägin, et kui me ikkagi maandume 40, kui me ei ole hakanud endaga tegelema, siis selles mõttes ma ei tea, kuidas me ellu jääme. Ega vist ei jäägi, kui me nagu ennast ei vali ja sealt programme ei hakka puhastama, siis lihtsalt meid saadetakse siit minema jälle. Et meil lihtsalt tuleb valida iseennast jah, ja muuta oma alateadvust, ehk siis muutus algabki sellest, et me muudame oma energiaid, alateadvuse seansid, neid on see, mida ma siis olen teinud, sest ma olen sealt välja tulnud. Enne seda kõik teavad mu lugu, täna pole häda midagi, seega muutsin alateadvust, muutsin oma programme, vahetasin energia välja, viha asemel võtsin armastuse, noh ja igas valdkonnas. Et täna olla sellepärast, jah, tahtsid jätkata? ei, kõik on okei. Sellepärast ju, kui näiteks, kui me räägime idamaistest, ka võitluskunstides öeldakse kogu aeg see, et kui sa tuled siia, tee oma tass tühjaks ja ennem ei anna sulle mitte midagi, tee vana tass tühjaks. et see on see, mis me inimestena enesearengu puhul üldse elus siis tahamegi muutust, me ei tee seda vana tassi tühjaks. meil on sinine värv klaasi sees ja siis me hakkame kollast sinna peale panema. me ei saa kollast, me saame rohelise. me ei saa kollast ju. ja alguses on ta väga sinine, on ju, ja mida rohkem me kollast paneme, see ei lähe kunagi roheliseks. või mitte roheliseks, vaid kollaseks. see jääbki roheliseks. ja siis, kui me tahame kollast, me peame selle ju sinise välja viskama kõik. ja siis me saame panna väikse tilga kollast ja juba on kollane. aga mis sa näed, mis on inimestel selline kõige suurem hirm võib-olla või takistus muutuse valimise ees? No praegust, kus ma olen nagu näinud, siis nad panevad selle takistuse ikkagi selles mõttes sinna raha peale, et et kui mul on raha, siis ma teeksin kõike, ma võtaksin kõik su programmid, onju, et nad panevad selle raha ettepoole endast, Mm. panevad raha ettepoole, aga tegelikult meil tuleb täna, kui sa oled halvas kohas, sul tuleb kohe mõelda, kuidas ma saaksin selle olukorra lahendada, sellepärast et depressiooni taga ongi see lõks, et ma ei näe lahendust. Ma ei näe, tegelikult on lahendusi kogu aeg, aga ma ei näe. Ja selleks ongi nagu hea selles mõttes võib-olla rääkida, et arutada, et kuidas ma saaksin selle lahenduse enda juurde tuua, mitte panna seda raha nagu esimeseks, et mul ei ole raha, onju. Et alati me saame, täna on olemas nii palju võimalusi küsida sõbra käest. Oleneb, kui kaugele sa oled oma depressiooniga nagu läinud, onju, et kui mina olin tegelikult sellises olukorras, kus mul reaalselt oli elujõudu nii vähe, see tähendaski seda, et mul ei olnud võimalik otsida uut tööd. Noh, sest mõttes mul oli 3 tundi aega selleks, et teha raamatupidamist ja seda siis kodus, sellepärast et tööle ma ei jõudnud minna.
ehk siis ma suutsin nagu läbi siis enesearengu coach ida, et ma lõin endale selle koha, et ma lõin endale raamatupidamisettevõtte ja hakkasin seda tegema, nii et 3 tundi jõudsin teha ja siis investeerisin kogu aeg selle vaba raha sinna coaching usse, kogu aeg. iga vaba raha, kõik on nagu selles mõttes läkski sinna, et ja siis, kui ma olin juba krediidivõimeline, siis ma sain juba laenu võtta ja just sellepärast, et ennast üles kasvatada, ainult sellepärast, et ennast üles kasvatada. Et mul oli nagu eesmärk hästi kindel nagu paigas, et ma tahan seda kogemust, et ma tahan sealt väljas olla ja ma tean täna, miks see nii on ju, et täna ma nüüd sellel aastal olen siis sealt ikkagi nii palju juba endast märku andnud ja enda loost, et mis on võimalik ja need on nüüd need sammud olnud, aga vaata, kui ma ärkasin, oli 8 aastat tagasi, siis see universumi energia oli väga raske ja sealt läbi välja tulla oli ikkagi päris keeruline. täna ju, nagu sa tead, on universumi energiat toetavad ja sealt välja tulemine on tegelikult meile palju lihtsam. nii et, sest et kui me neid ei muuda, siis ma räägin, et kui ma ei oleks muutuma hakanud, siis see programm, see surveenergia, meeletu surveenergia, et ma pean tööd tegema, noh, see on, me teeme tööd täiesti läbi valeenergia ja survestame ennast ja siis on meil kilpnäärme, siis on meil kõik elundid pinges, kõik on ju. ja see on esivanemate programm, täpselt nii nagu meid survestati koolis käima. keegi ju ei öelnud, oo kui mõnna kool on ju, keegi ei rääkinudki seda, kõik käisid koolis õpetaja pärast, ema pärast on ju, isa pärast ja kõik kellegi pärast ja siis me teemegi kõiki asju kellegi pärast. ja meil puudub see teadlikkus, et aga ma hakkaks nüüd elama ja tegema iseenda pärast ka midagi. nii et nii Maša tahtis siia tulla, et, et me teeme nagu kogu aeg kellegi pärast ja iseenda unustame ära ja see ongi see pool, miks me oleme siis haiged, teenime teisi. aga ja siis see olukord tundub meile nii võimatu ja nii õudne, aga lihtsalt samm-sammuga tuleb hakata endasse vaatama, enda programme puhastama, et saada ära sealt sinna kohta, kus sa tunned kergust, rõõmu, vabadust. Sinu selle teekonna juures hästi oluliseks siis valikuks oli ka see, et kasuta personaalset üks-ühele lähenemist, abi. sa oled päris palju rääkinud, et sul on coach'id, on ju, et see on aidanud sind siis tegelikult tulla välja sealt. Absoluutselt, ma ei oleks ise suutnud neid, sest et nendes programmides, milles mina olin ära kodeeritud, oli ikkagi nagu nii pime, noh, täiesti pimeduses, ma räägin, et ja mind on aidanud ikkagi väga paljud asjad, nii et ja seal ongi lõpuks see küsimus on ju, et kus sa selle valiku teed, et mingitel hetkedel, ma arvan, et sul oli kindlasti samamoodi, vaatasid, kas ma panen selle raha sinna näiteks coaching'u alla või mitte, et kuidas sa läksid sellest tundest läbi, sest et sul, sa isegi vist võtsid äkki sõprade käest laenu või midagi, kuidas sa läksid sellest läbi? et mis olid sinul sellel hirmud ja kuidas sellest läbi läksid? ma selles mõttes, et ega vaata, siin ongi see pool, et osadel inimestel on see, et nad lähevad hirmudest läbi, aga minul oli siis see pool alateadvuses, et hirm on oht. ehk siis tähendas seda, et tegelikult nendest läbiminemine minul üldse ei õnnestunud, see tähendab seda, et hirm juhtis mind täiesti totaalselt. see oli nagu täiesti õudne programm alateadvuses. ja see oli ka see programm, et ma ei suuda oma hirmud armastuseks muuta, ma ei suuda, oli hästi tugev see pool, ehk siis me tegelikult kõikide nende asjade tegemisel hakkasime tegelema sellega, et vabastada ära neid hirme, et mis siis seoses selle laenuga nagu tuli, on ju, et ma mõtlen, seda. ma mõtlen just, et mis viis su sinna valikuni, et sa võtsid üldse selle välise abi vastu, et sa teadsid, no mul ei ole ju raha nagu panna sinna, aga ma lähen, et kuidas sa nagu selle punktini jõudsid, et sa tegid selle valiku võtta väline abi vastu, Mhm. kasutada raha selle jaoks? sellepärast, et ma teadsin täna seda, et ma sain kõigepealt aru, et mul on võimalik tunda teisi tundeid. miks ma peaksin olema hirmudes, kui ma võiksin olla armastuses? see Mm. tähendab seda, et kui ma ise sinna ei saa, siis on mul vaja kedagi, kes aitab mulle sealt nendest kihtidest läbi minna. ehk siis ja ainuke viis ongi see pool, et ma küsin kellegi abi, kes aitab mind sellest välja. et ma
ma tahtsin, võib-olla minul oli nagu see pool, et ma reaalselt tahtsin sealt hullumajast välja saada. noh, sest see ei olnud normaalne koht, kus ma olin. see oli nagu väga pingestav, väga raske, onju. ma ei saanud magada, onju. noh, see on hull koht ja see tähendab seda, et ma nagu usaldasin täielikult elu ja tegingi selle, et kui ma saan võimaluse, ma muidugi müüsin ka igasuguseid asju ära, mis mul vähegi võimalik oli, sellepärast et ma ütlesin, mul ei ole neid ju vaja, onju. mida ma teen, kui mul selles mõttes tervist ei ole, onju. et kõik mu päris hea. teenitud asjad, mis mul olid, ma müüsin kõik maha, kõik. siis ma mõtlesin, et ma ei taha sellist elu, onju, et ma olen kuidagi voodis, võib-olla on vaja ratastooli, onju, mis asja, ma ei taha sellist, onju. nii et ma selles mõttes müüsin kõik ära, mis vähegi müüa andis. nii et ja see oligi hea. tänu sellele ma sain ikkagi sealt vabaks ja see on parim. täna saan jagada kõigile. Et see nendel hetkedel ongi, sest enamasti me inimestena valime teha selle muutuse valiku siis, kui me tunneme, et enam, no ma lihtsalt ei kannata välja seda. ma saangi aru, et siis, kui sa oled tõesti viidud nii miinimumini ja selles mõttes, et sa või maksimumi ja selle valule, et siis hakkab inimene muutuma, ega enne vist ei hakka, see on küll aga, aga siin on hästi oluline teadvustada, et kes siin järgi kuulab, ma vaatan praegu meil laivis ei ole, kes sa järgi vaatad, kuulad. Meil inimestena on antud võime näha tulevikku ja see on see kõige ägedam asi. eks nüüd on küsimus, kui sa tead, et nagunii sa lõpuks pead selle valiku tegema, et ma pean ennast hetk käsile võtma ja tegema ära selle valiku, et tulla sealt august välja, siis nüüd on küsimus see, et kui sa oled praegu siin ja see põhi on nagu täiesti siin, kuskil ütleme see põhi, kui sa ei ole veel päris põhjas. aga sa lähed sinna, see on see, et kui sa ei tegele nende asjadega, et lõpuks sa jõuadki sinna põhja. nüüd on küsimus see, et kas teha see valik ära siin ja hakata siit üles liikuma tõesti. või lasta ajal liikuda, minna hullemaks, 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 hullemaks ja siis hakata siit üles liikuma. see on see valik nüüd nagu, et kumba valikut sa tegelikult tahad. kas hakata sellest, kus sa ei ole veel päris põhjas ja teha asi heaks või minna täitsa põhja ja jõuda mingi aja pärast alles sellesse punkti, kus sa täna oled ja siis hakata sealt uuesti paremaks minna. et see on see inimestena meil see võime näha tegelikult tulevikku. nüüd on küsimus, et kui oluline see muutus tegelikult on. kas tõesti on see väärt põhja minek, on väärt rohkem sinu jaoks kui täna tehtav valiku ebamugavus? aga ma toon sulle ka siia selle koha, et tegelikult selleks, et sinna põhja minekuks on meil ka endal alateadvuses programm. meil on tegelikult see programm, ma pean põhjas ära käima, saad aru? jaa. see programm juba loob selle koha mulle, et ma käingi põhjas ära. kujutad ette, aga kui ma päris hea. saan aru, ma ei taha seal põhjas ära käia, Triinu ütles, et sealt saab ennem põgenema, onju. sealt saab ennem ära tulla, siis saad sa selle muutuse teha. aga minul oli see programm, käisin põhjas ära, aga sellepärast, et see programm juba töötas. see programm oli peal, noh. kui ma Mhm. oleks varem märganud, siis ei olnud, ei oleks seda olnud. nii et see see oli tuli. päris, see oli päris hea, jah. Meil on endal need programmid peal, sellepärast me ei valigi, sellepärast et meil on programm, see koht, ainuke asi on see pool, et kui sa täna oled siin, kuulad, teadvustad. aga kuule, äkki mul on ka see programm. äkki ma tahaks ka kuidagi saada varem sealt plehku. ja, ja tavaliselt ongi, nagu ma ütlesin, me ei tea, mida me ei tea, sest et me need programmid, mis meil sees on, neid ei nimetata niisama alateadlikeks programmideks, sest me ei tea neid, et nad seal on. aga kui sa vaatad oma elu ja vaatad oma igapäevaseid emotsioone ja tundeid, mis sind valdavad, siis on see, et see on sinu programmide tulemus. oled sa siia jõudnud ja nüüd ongi, kui sulle ei meeldi see, mida sa täna näed oma välises maailmas, siis midagi sinu sees on seda tekitanud. nüüd on küsimus, mis see programm, milline programm siis on. esimene ongi siis see, et hakata neid välja sikutama, nagu teadlikuks saama ja siis saad hakata muutma, sest et kui sa ei tea, et sul on selline programm, et käi põhjas ära, siis sa alateadlikult muudkui lähed seda ja usudki seda, et mul on vaja nagu, et ma ei tee veel seda valikut, sest et alateadlikult ma tahan sinna põhja minna. Sest alateadvus juhib ja siis see nii ongi, jah. nii et jaa, praegust ma selles mõttes lihtsalt kutsungi, kes tahaksid 3 kuud teha kvanthüpet, kes tahaksid 3 kuud teha kvanthüpet seal selles mõttes, kus iganes kohas sa oled, et saaksid nagu sinna täiesti teise energiasse. ja ja sul sa on täna siis viimane päev vist on ju liitumiseks.
ja ma selles mõttes natukene pikendan seda, sest et me saaksime seda rahulikult alustada ja oleks seal rohkem kui üks inimene, et siis oleks natuke põnevam seda kõike nagu teha. Et ja kogukonnaga on alati seda põnevam teha, sest et siis on see pool, et kõik hakkavad inspireerima omavahel ja tahavad edasi liikuda ja märkavad ja jagavad, saavad aru. Ja kui nad saavad aru, siis nad saavad jälle edasi liikuda, et nagu see oleks selline nagu grupitöö, see oleks nagu selline hästi lahe Mhm. formaat, et üks-ühele olen ma nüüd teinud siin 3 aastat, aga siis see grupp oleks siis see, mis nagu aitaks inimesel kiiresti tõusta. Grupi Ja energia on tegelikult hästi oluline, see loob hoopis teistsugust minekut. Ma olen ise seda kogenud enda gruppides, mis ma teen ja kui ma olen ise kuulnud, et see, et kui üks-ühele on ka omad võlud, siis sa saad personaalse lähenemise, aga grupis on see grupi energia juba ise kuidagi hakkab kandma ja tõstma, et see on hästi-hästi lahe. Me ei saa sinuga täna siin väga pikemalt lobiseda, ma pean kella 12 minema teise kõnesse, aga räägi natuke lühidalt oma sellest, et mis see ülesehitus täpsemalt on siis, et mida te teete selle 3 kuu jooksul? no selles mõttes me vaatame, mis tasemega inimesed tulevad, aga mis on vaja korda teha, on see pool, et korda ema haav, isa haav, see tähendab seda, et ma võtan vastu, aktsepteerin oma vanemaid sellistena, nagu nad on ja ma võtan vastu nende armastuse, ma lõpetan nende päästmise, võtan vastu nende armastuse, võtan vastu nende käest oma elu, siis võtan vastu iseenda ja ja kui ma olen juba iseenda vastu võtnud, siis me saame sealt nagu edasi minna. Et see tegelikult see põhirõhk olekski see, et ma võtaksin iseenda vastu, me tasakaalustaksime ära mees ja naise energia. ma korraks, hästi-hästi korraks tulen vahele, kui sa kuulad seda järgi, proovi saada ka kätte korra see tunne, mis tunne oleks olla, kui sa täielikult aktsepteerid näiteks oma vanemaid. Ja mis tunne on elada elu, kus sa aktsepteerid täielikult iseennast, ehk siis kõik, mis praegu Triinu toob siia, loo see pilt ka omale nagu tunnetuslikult, saa kontakt sellega. vaata, mis tunne on jõuda sinna punkti. okei, lase edasi. Et sa nagu oledki, aktsepteerid iseennast ja hakkad tegelikult nägema iseennast, sest meil on nagu kogu aeg fookus sellel ellujäämisel ja et sealt nagu ära tulla ja muidugi see surveenergia, mis survestab inimesi, siis selle võtaksime maha ja, ja vaataksime neid rahaprogramme, sest ma ütleks, et need rahamängud meie sees on nagu ühed suuremad, mis meid viivad sinna surveenergiasse, et neid maha laadida ja hakata nägema ikkagi iseennast ja avada iseenda potentsiaali iseendale. Nii et kõike seda 3 kuu jooksul jõuaksime ikkagi teha, et sa valiksid iseenda ja hakkaksid looma siis oma iseenda elu täpselt nii, nagu sina seda soovid, mitte niimoodi, et sa käid tööl ja pole rahul selle tööga, mis sa teed. Et noh, see on nüüd see pool, kus siis et juba rahulolematust kasvatad, on ju, et ma teen seda tööd sellepärast, et ma pean seda tegema ja see on minu arust üks hullemaid surveenergiat, mis lõhub ära ja sa ei näe seda kohta, mis tegelikult on veel võimalik. sa näed ainult seda tööd, mida sa teed ja oskad ja siis tekib nagu tühi koht, aga mis edasi saab, kuidas ma ellu jään. aga tegelikult meie sees on võimed ja anded ja nende annete avastamine ongi kõige olulisem. nii et jah, ühesõnaga neid asju, mida võtta, on hästi palju, pigem ongi see pool, et kindlasti sa saad selle 3 kuuga lähemale iseendale kui kunagi varem. et meil on ka sinuga üks seanss olnud ja seal oli ka päris mõnusaid selliseid vabastamisi ja taipamisi, mis pärast näiteks minu ema mul on küll läinud siit ilmast, aga see aktsepteerimine ja vastuvõtmine on peale meie kohtumist sinuga nagu teises kohas. Super. See on äge. Ja ja tegelikult täna just, oih, ma sõidan sisse, täna veel enne seda jõudsin ühe seansi teha ja kehakaalu taga, mis siis ikkagi ka, miks meil on kehakaal, vaatasime, on ikkagi hirm ema pärast ja hirm ema ees ja mm, selles mõttes täiesti sellised programmid alateadlikud, ma pean ema õnnelikuks tegema
ja kõik on nagu täiesti kaalu taga, töö taga, ma ei julge mingisugust muutust teha, sest me kardame, me oleme lojaalsed tegelikult ema valule, tegelikult nagu ei julge elada oma elu. see on nii jõhker lõks tegelikult. jõhker lõks täpselt. aga suured aitähid, suured tänud sulle selle aja eest, et jagasime siin jälle ja kui sa vaataja-kuulaja said siin mõtteid ka, julgelt küsi, kui sul on mingeid küsimusi, kasvõi sellesama programmi kohta, 3 kuu programmi kohta, üldse alateaduse kohta, siis julgelt küsi siin grupis, kasvõi pane seesama alla, sest see ongi koht, kus sa saad oma küsimustele vastuseid. sest et niikaua, kui meil küsimused kuskil peas on, siis me eeldame, oletame ja kõik on ebaselge, aga selle jaoks me siin ees olemegi alati, et meil on igalühel eesminejad, kelle käest küsida ja saame oma küsimustele vastused. Täpselt, sest nii kaua, kui me ei hakka küsima neid mikse, vaata, nii kaua, kui me ei küsi mikse, nii kaua me ei saa vastuseid ja siis toimub meie peas see tramburai, tahame olla naabrist paremad, tahame survestada ennast, kogu aeg on mingi materiaalsus, on ju. Ja, aga tegelikult meil tuleb täna täielikult muuta oma suunda, tulla ära sinna, kes meie oleme, spirituaalsed olendid, vaadata mida meie hing tahab, kuulata oma südant ja hakata ehitama oma siis seda mina ülesse, sest tegelikult oleme olnud kogu aeg alla surutud minades ja teinud nii, nagu kõik teised tahavad. just. aga selge, ma pean lõpetama praegu. aitäh sulle. aitäh ja kohtume taas siis, kui kohtume, kui me teed jälle ristuvad ja mõnusat kergusega alateadlike programmide siis lavustamist. Super, aitäh sulle. Tšau ka.